Tere kõigile! Irina siinpool. Ja tänases videos plaanin rääkida hetkeseisuga pooleli olevatest raamatutest. Neid raamatuid on mul päris palju. Märgatavalt rohkem, kui mu Goodreadsisse on ära märgitud, sest ma mõnesid ei pane sinna, enne kui ma pole nüüd läbi lugenud millegipärast. Sellel ei ole mingit konkreetset põhjust, see lihtsalt on nii. Aga mõtlesin, et võiks teha väikese ülevaate sellest, mis meil on pooleli. Ehk siis need raamatud, mida ma tegelikult tahaksin sel aastal mingi hetk ära lõpetada, sest et vaikselt hakkab juba piinlik, eriti ühe konkreetse raamatu osas. Nii, esiteks ma mainin kiiresti ära Naise valges kimoonos, sellest ma olen mitmes videos juba rääkinud. See on mul pooleli hetkel. Saab läbi arvatavasti tänase homse jooksul, nii et selleks hetkeks, kui see konkreetne video ülesse läheb, on see raamat ammu ära lõpetatud. Aga, või vähemalt loodetavasti on ta ammu ära lõpetatud, sest et mul ei ole aega, et seda nii kaua lugeda. Aga räägime siis pooleli olevatest raamatutest. Ma esimesena mainin ära oma suure piinliku momendi, sest et see raamat on mul juba vist 2017. aastast pooleli ja ma väga tahan seda lugeda. Ja tegelikult ma tahtsin seda siis lugeda, kui ma ta sain ja ma lugesin ja ma jõudsin vaatan siin, ta ütlen ka kohe 200 lehekülge ära lugeda, hästi natukene mõned leheküljed peale 200. Ja siis mul jäi ta pooleli, aga see on Ron Chernow Alexander Hamiltoni elulugu. Kuna ma olen võrdlemisi suur Hamiltoni muusikali fänn, siis selle raamatu lugemine on üsna, peaaegu et kohustuslik, aga pooleli ta mul on. Ja ma tõesti soovin seda ära lõpetada see aasta. Siis, mis mul veel pooleli on, see eelmisel aastal pooleli, ma vist eelmine aasta mingis videos ka mainis ja võib-olla see jäi sinna videosse, mis ma tegin, aga siis asustasin mitte ülesse panna. Aga Robert Galbraith'i Troubled Blood, ma olen sellest lugenud peaaegu pool, Goodreads ütleb, et 44%, nii et suht lähedale, vist oli 44, aga 40%-ga midagi. Ja mul lihtsalt ei ole õnnestunud seda mitte kuidagi ära lõpetada normaalselt, sest et sellele tekib kogu aeg järjekord ja ma pean ta kogu aeg ära viima ja ta on jumala tellis ja teda on võimatu normaalselt lugeda. Et ma südamest loodan, et kui autor kirjutab järgmise raamatu, siis ta võtab selle paksuse natukene maha. Sest tõesti väsitav. Ja nüüd siis eelmisel aastal pooleli jäänud raamatud. Need ei ole mitte mingis konkreetses järjekorras, neil ei ole mitte midagi viga, asi on lihtsalt selles, et mina liikusin edasi ja vahepeal mul oli lugemisblokk ja kuidagi lihtsalt juhtus niimoodi, et nemad jäid mul seisma ja ma pole neid edasi lugenud. Esimene on Tessa Grattoni The Queen of Ines Lear ja seda ma hakkasin lugema eelmisel kevadel millalgi. Lugesin paarkümmend lehekülge ainult ja siis ta jäi mul pooleli. See peaks olema kuningas Leari, Shakespeare'i kuningas Learist inspireeritud. Ma ei tea nüüd, kas siis uus versioon või igatahes midagi sinna kanti. Aga ma tõesti tahan seda läbi lugeda, ma tahan selle raamatut teist osa lugeda, see peaks vist olema Lady Hotspur või kuidagi selle raamatuga seotud. Kaas tuleb igal juhul ekraanile ja lootust on. Siis järgmine raamat, mis meil pooleli on, järjekorras siis juba 5. Jaa, vau. Aga on eelmisel kevadel millalgi ostetud selline impulsiivne ost. Ma ei plaaninud seda osta, see tavaliselt ei ole üldse minu teema. Nimelt see on siis naistekas. Aga selle pealkiri on 10 Things My Cat Hates About You. Autoriks Lotti Lukas ja lihtsalt see pealkiri tundus nii armas. Ja siis ma lugesin esimest lehekülge ja see tundus ka nii armas. Ja siis ma lihtsalt ostsin ta. Ja ma jõudsin läbi lugeda 100 lehekülge umbes. Ja siis asi jäi mul pooleli. Et ma kavatsen kindlasti ta lõpuni lugeda. Ma väga algust küll ei mäleta, aga põhimõtteliselt mingist kassist ja naisest ja mehest. Aga igatahes jah, selline ilus kärts roosa.
äkki ma saan ta veebruarikuuks läbi loetud, siis saab valentinipäeva lugemiseks ta kirja. Siis üllatavalt on mul pooleli Fredrik Backmani Brit-Mari oli siin. Ma ei oska seletust anda, miks see mul pooleli on. Ma alustasin seda. Ma jõudsin 70 lehekülge lugeda ja siis, nagu ma juba ütlesin, midagi tuli vahele, lugemisplokk või midagi sellist ja ta jäi mul toppama. Aga ta tuleb kindlasti lugemisele ja ma loodan oma Backmani pisiku siiski üles leida ja seda raamatut nautida ja ära lõpetada peagida. Ja viimane raamat, mis mul pooleli on, mida ma tõesti väga suure hooga lugesin ja mida ma nautisin eelmine aasta mingi aeg ja mis mulle tegelikult täitsa meeldis, aga taaskord see kuramuse lugeja plokk. Ma ei saanud lugeda ja siis mul tuli paus sisse ja siis kui ma uuesti püüdsin alustada, siis mul tuli jälle paus sisse, aga sesus mul on üle poole loetud. On Arkadi ja Boris Strugatski Hääbuv linn. Ma saan ta läbi, pühalik tõotus. Et kui mul vähegi jaanuari lugemises ruumi jääb, siis ma püüan tegeleda oma pooleli olevate raamatutega. Kui mul just ei tule järjekorraga raamatud jälle raamatukogus, sest et need on ühed väga tüütud elukad, mis ajavad kogu lugemisnimekirja sassi. Kui sul on tõesti tähtaeg ja sellel on järjekord ja sa pead selle ära lugemast, järgmine inimene tahab seda lugeda. Ja kui sa ei loe selleks ajaks ta läbi, siis sul on 2 varianti, kas sa viita pooleli olevana ära, nagu ma tegin Galbraiti Troubled Bloodiga 2 korda, või siis sa ei viita ära ja loed ta lõpuni. Ja siis viid ära ja oled nõus maksma viivist. Et valikut väga ei ole. No põhimõtteliselt on 3. variant ka, et sa viita ära ja lihtsalt ei loegi lõpuni, aga jah. Igatahes need olid siis minu pooleli olevad raamatud hetkeseisuga, mis on olnud enamus neist said pooleli olevateks eelmisel aastal. Üks suur patt Hamiltoni näol on siis varasemast, aga loodan sel aastal selle ära klaarida. Võib-olla on midagi veel, mis mul Goodreadsis on pooleli, ma ju nüüd ei mäleta enam peast. Mingi aeg mul oli seal märgitud The Night Manager, John le Carré oma. Selles suhtes see läheks see aasta päris hästi, sest lugemise peale, kus üks teema on eelmisel aastal surnud kirjaniku teos. Nii et kui see mul pooleli on, siis siis tuleb see ka siia nimekirja juurde. Aga nagu öeldud, minu pooleli olevad raamatud. Neid õnneks ei ole nii palju, kui ma kartsin, aga siiski. Aitäh, et vaatasite. Näeme igatahes järgmises videos.